tere, vaatate nüüd kaadri taga ja täna ma teen natukene teistsuguse osa ja täna räägiks natukene filmidest. Kõik te olete näinud Titanicut, on ju? Ja teate seda pilti, Leonardo DiCaprio siis seal joonistab nii-öelda Kate Winsletist või ma ei tea, kas ma hääldasin õigesti. Mis te arvate, kes selle pildi joonistas? Kas Leonardo DiCaprio, Kate Winslet ise või siis James Cameron, kes siis oli selle filmi režissöör? Mis te arvate? Trummipõrin, ja selle pildi joonistas James Cameron ise. Et poiss oskab joonistada, mis ma oskan öelda. Kõik te teate filmi Matrixi, ma arvan, et 2000. aastal vist tuli esimene osa välja ja ilge hitt ja arvutiefektid ja kõik ülisuper film. Ja kõik te teate, et seal jooksevad niisugused rohelised koodid kogu aeg. Ja kas te teate, mis need koodid tähendavad või kust nad pärinevad või mis selle teema on? Eeldada võib, et see on kuidagi arvutitega ja tulevikuga kuidagi seotud, aga tegelikult on need hoopis Sushi Koka raamatust võetud siis retseptid. Vot nii. Nüüd räägiks siis Pulp Fictionist, seesama plakat, mis siin on Quentin Tarantino nii-öelda teine film, mis siis lõi väga suure läbimurde ja tegi siis Quentin Tarantino, ma arvan. Ja ühesõnaga, seal on üks niisugune tseen, kus John Travolta lööb Uma Thurmanile siis niisuguse suure süstlaga naadi. Lööb plaks rindu. Kuidas seda on tehtud ja ma olen ise ka tegelikult seda trikki kasutanud, on see, et sa paned endale selle süstla või mis iganes sa teha tahad, paned selle vastu keha ja siis tõmbad niimoodi ära, plaks, inimesed siis näitlevad nagu vastupidi ja pärast arvutis sa keerad selle õigetpidi ja siis sa saad nagu üliägeda ja ülitäpse löögi. Nüüd ma näitan ka ühte enda tehtud klippi, see on siis, kui ma kunagi alustasin nagu tööalaselt filmimist ja tegin ühe konkursi raames seda, et seal ma kasutasin nagu sama tehnikat. Ma panen korra selle väikse osa tööle. Selle sama videolingi ma jätan ka sinna YouTube'i sinna alla, et saate pärast, kui tahate terve klippi vaadata. Kuidas me seda siis tegime? Oli niimoodi, et siin seisab auto seisis, on ju, ja siis teine auto on tal kõrval. Näitleja, kes on rooli taga, temal siis lasin keerata niimoodi ennast alla, auto lasin täpselt siis nii-öelda autole ukse vasta ja siis kui ma ütlesin läks, siis see, kes oli niimoodi, keeras ennast niimoodi püsti ja auto siis sõitis eemale ja siis pärast, nagu te klipis nägite, siis mul hästi kiiresti tehtud, et ta ei ole 100% efektne, aga kui sa lisad kiirendusi ja hääli ja asju, et siis ta nagu toimib ja siis ühesõnaga paned arvutis kõik vastupidi käima ja ma arvan, et tulemus on täitsa rahuldav, põhimõtteliselt null rahaga tehtud, et ei ole vaja seal mingit hullu avariid teha, et saab teha. Ja viimaseks räägiks siis Sylvester Stallonest ja Rockist. Rockist ilmselt kõik teate. See oli siis 70-ndatel, kui Stallone käis mingisugusel boksifightil ja sealt ta sai siis idee, et kirjutada Rocki film. Kirjutas selle 3 päevaga, niisuguse põhiasja kirjutas seal valmis ja siis tal olid mingisugused kontaktid ühesõnaga ja ta näitas seda produtsentidele. Produtsentidele see hullult meeldis, aga nad ei tahtnud, et Stallone seal ise mängiks. Ja nad pakkusid tal $360,000, mõelge 70-ndatel väga suur raha. Ja teine asi veel, ta oli ise nagu põhimõtteliselt, tal ei olnud üldse raha, ta müüs enda koera maha, et ta ei suutnud selle eest hoolitseda, pluss tal oli, ma ei tea, kas pangaarved olid, aga tal oli mingisugune $100 oli umbes endal nii-öelda raha sellel hetkel ja talle pakuti $360,000. Aga ta ütles, et ta ei ole seda nõus püüma, et kui ta seal ise nagu ei saa pearollis nii-öelda olla. Ja lõpuks siis nad said seal kuidagi kokkuleppele, et ta on seal siis pearollis. Talle anti $1 miljon, mis selle aja kohta ka netist uurisin järgi oli nagu väga pisikene summa, et üldse filmi teha, et kõik oli nagu käest filmitud, mingit erilisi tehnikaid ja asja neile antud ja sõbrad tuttavad olid abiks, aga ühesõnaga see film tehti ära ja nagu te teate, on see nüüd hull hitt, on ju, ja see film teenis või siia praeguseks ta vist on teeninud juba $200 miljonit. Hästi tehtud asi, et uskus endasse, julges riskida ja läks lõpuni välja ja nüüd ta on see, kes ta on. Vot nii. Loodan, et see osa teile meeldis, proovisin teha natuke teistsugust asja ja järgmise korrani. Puh!